Mina ise muidugi söön nii nagu sajad ja tuhanded inimesed peale minu kõige meelsamini suitsulatikat. Nokin vaikselt, võtan aega, naudisklen kuidagi. On hea küll. Mina olen suitsulatika uskuvist, sellepärast, et minu lapsepõlv möödus nii, et minu isa oli hobikalamees, kes käis nii tihti Peipsil, kui ta vähegi sai, laupäeviti, pühapäeviti. Ja minu jaoks olid kõik kalad, mis olid suuremad kui ahven, kõik väga head kalad. Aga sooja suitsulatika vastu ei ole mina küll kunagi saanud. Ma söön kala päris palju ja mulle meeldivad ebameeldivaid asju teha enda jaoks meeldivaks. Et sama selle latikaga, et miks me siin täna oleme, et ega mulle ei meeldi luud. Aga samas, kui ma lõhun selle ära, siis selle pasteedina ta on väga hea ja samas lastele, mida ma tähele olen pannud, et näiteks kui teha lastele lasanjat, aga kalaga, kõik muu on sama. Seda söövad ka lapsed väga hästi ja mulle endale meeldib ka. Ma arvan ikkagi, et siiakala. Klassikud räägivad, et see pidi maailma parim kala olema. Marineeritud räim. Ei ole kahtlust. See, et kunagi pidi teda sööma ja nüüd, kui kuskil saad, seda on hästi harva kuskil pakutakse ja ise ka, kui teed, siis temaga läheb aega, nii et sa ei saa kohe nagu marineeritud räime, et ta on selline haruldane praegu, aga lihtne ja hea. Mulle võib-olla isegi on selline üks väga suur lemmik on näiteks tuuraseljanka. See on nagu selline asi, see on midagi, ma olen seda teinud aastaid ja inimesed on, ütlema, on meeldinud, öeldes viisakalt lihtsalt, eks ju. Aga on selline tõesti nagu väga mõnus asi, et hoopis supp näiteks. Kuigi koha on veel selline väikeste trikitamistega, paneerides seda riivsaia ja paprika ja teha mingi mädarõika või peale, näiteks imeline. Et ma siin juba teist korda räägin mädarõikast, et näete, et mädarõika ja kala sobivad väga hästi kokku. Kui finaali pääseb kalapüük või kalasöömine, kumb võidab, jah? No ikkagi kalapüük. Et kalapüük võidab, et see on... Ma saan seda nii harva, vaata, ma kala söön võib-olla tihedamalt, aga ma saan kalale ja seda aega pole, see on nii harva. Ja need päevad, kui ma saan kalale, siis need on toredad päevad ja siis ma ikka püüaks pigem kala ja laseks ta lahti ja võin süüa tavalist kotletti ka.